No nii, tere kaalud, mul on teile tõesõnum ja see tõesõnum on, kohe vaatame. Ütlen kohe, et ma ei ennusta, ma vaatlen, ma räägin, mida ma näen and that's it. Ma ei tea ajast mitte midagi, ma ei tea sinu situatsioonist mitte midagi, ma lihtsalt vaatlen, mis on ja ma lihtsalt räägin, mis on ja ma kavatsen täiega seda lugemist nautida. Kala, karikate kuningas. Kusjuures võib olla mingi, kas sul on kaladega mingi teema või kala mingi asi on kuidagi oluline või kala on kuidagi, kala. Naljakas, et sa näed seda kala rohkem kui seda meest või seda inimest, et sa võid nagu miski asi võib tähelepanu rohkem nagu enda peale tõmmata kui see inimene ise. Kalad on tingimusteta armastuse sümbol, nad on libedad, nad on ka illusoorsed, et kui te mõtlete selle peale, et kui te kala näete vees ja siis te võtate ta veest välja ja need suurused ja vahemad ja see kõik on väga illusoorne, on ju. Et mingisugune asi siin on, mis nagu on kuidagi kalalik võib-olla ka. Vaatame edasi. Mõõkade 10 ja Justice ja müntide 2. Müntide 2. Sauade 8, müntide 3. Kerget energiat on palju. Selles mõttes kerget, et ta justkui on kerge energia ühest küljest ja ta teisest küljest võib olla juurteta tunne. Et kui sa lihtsalt oled kerguses, on hästi, aga kui sa tunned ennast juurteta olekus, siis võib-olla see pole kõige parem justkui. Ja siin on mingisugune enese nagu piitsutamine või enese süüdistus või mingi enese haletsuse lõks või mingisugune selline nagu, kus sa mõtled ise ennast kinni millessegi või sa mässid ennast oma mõtetega millessegi sisse niimoodi, et sul ei ole, et see nagu, ma ei saa aru, miks sa seda teed. Okei, nii, ma vaatan. Vaatame korra, mis värk selle kõigega ka on. Mis on kaalude sõnum siin? Hästi erinevad energiad jälle see enese see. Okei, ma saan aru. Kui sa tahad, sinu sõnum on hästi lihtne tõesõnum. Kui sa tahad kogeda rõõmu, siis rõõm on soe tunne. Rõõm on nagu hea tunne. Ja see on tants, trall, lõbutsemine, kutikas, kes laulab, tantsib ja trummi lööb. Et see on kuidagi seotud nagu maiste rõõmudega ja teatud sorti lihtsusega ka, et mitte ülemõtlemisega, et miks sa ennast nagu süüdistad või miks sul tekib mingisugune selline enesehaletsus, kus sa tunned, et sa mässid iseennast kinni. Sa hakkad liigselt valima, et niipea kui sa hakkad liigselt kaaluma või liigselt nagu mingi, et kas ma võtan selle, teise või kolmanda, et kui sa liigselt nagu oled valikute ees või liigselt nagu tunned, et sa pead midagi või kedagi valima, siis sa satud sellisesse mõttepusasse, et sa mässid ennast sisse oma mõtetesse. Mis on sinu jaoks rõõmu pakkuv või kuidas sa tunned, et sa oled maandatud või sa oled nagu kontaktis reaalsusega või selle nagu mõnusa maise eluga. Siin on see naine valib silmad lahti teatud puult vilju. Ja siin on arusaamine, et kui sa näed midagi lahtiste silmadega, ehk siis sa teadvustad, et see on õun, ja ma tahan õune, ma võtan selle, siis sa tõenäoliselt saad selle õuna. Aga kui sa keegi teed mingid, pakub sulle pakub ma ei tea, ma võin sulle öelda, et kuule, võtta see karp, on ju, siin on, ma ei tea, pakun sulle, saadate erinevat karpi, võtta see karp ja mul on 3 tükki veel.
valisid midagi endale, et kui sa päris täpselt nagu ei näe, kui sa päris täpselt ei teadvusta, kui sa päris täpselt ei saa aru, millega on tegu, siis noh, see karikate 7 sümboliseerib ka 7 surmapattu, on ju. Et kui sa päris täpselt aru ei saa, siis ära vali, sest see tõmbab sind nagu sügavamasse lõksu edasi. Ja see tekitab sinust sellise nagu kohalolek, et sa ei ole nagu kohal või sa oled nagu juurteta selles. Ja siin siis on müntide 9, et see müntide 9 on materiaalne õnn tihtipeale ja ta võib näidata ka seda, et sa naudid nagu mateeriat, et kõik, mis on nagu mateeriaga seotud kuidagi hea söök, hea, ma ei tea, jook, mõnusad materjalid, head lõhnad, kõik, mida sa saad nagu puudutada või katsuda või näha või nuusutada. Et need asjad on nagu sinu jaoks praegu toetavad ja kõik, mis on seotud nagu sellise uina-muina õhuenergia või veeenergiaga. Ja sa päris täpselt nagu ei saa aru, millega on tegu, on ju. Et see on nagu põrsaskotis. Et see ongi põrsaskotis, vist on kõige parem nagu väljend või võrdlus selle jaoks. Et kui sa üritad osta seda põrsast kotis ja kui sul tekib, kui sa ise enda käest küsid, kas mul on tunne, et ma ostan praegu või valin praegu põrsast kotis, siis sa tead, et see on sinu jaoks nagu no, et ära võta seda põrsast kotis. Et sa oled mitme vahel võimalik, et sinule oluline raamat või naised, kes jooksevad huntidega. Et sa võid leida enda jaoks sealt midagi, mis aitab sul saada selle maandatuse tunde või selle ühendatuse tunde kätte. Et kuidagi nagu natuke laperdav tunne tekkis mul praegu siin sinuga olles. Aga kui sa tunned, et sa tahaksid isiklikku vaatlust, siis kirjuta mulle, Facebooki leht on siin all ja 2 naisele teen vaatluse soodushinnaga 50 €. Olge tublid, tšau!